Vilja Lindmäe 3. raamat juhatab meid kuldsesse ajastusse. Võib-olla on raske uskuda, et me liigume parema ajastu poole, kuid paljud asjad, millega tegelevad kõrgema vibratsiooni saavutanud inimesed, tekitavadki hämmastust. Puhta energiaga saab iga inimene ravida meie planeeti. Et nii nagu me teame, on praegu just veel see üle libisemise järk rauaajastul kuldsele ajastule ja kuldse ajastu heaks tehakse kogu universumis väga palju tööd. Ka maad aidatakse ja on kaasatud inimesi kuldse ajastu loomisse. Raamat on kirjutatudki kogemuste põhjal. Raamatus olen kirjutanud ka seda, kuidas kõik on arenenud selleni, et universumi kaaslased on mind kaasanud teatud tegemistesse. Öeldi nii, et tulevad uued suured asjad, kui need juba toimuvad, alles siis võid kirjutada raamatu. Kõigepealt tuli ise jõuda teatud võnkesageduse tasemele oma bioenergiaga. Et kui sa oled madalal tasemel, siis ei anna sulle keegi midagi. Kui võnkesagedus tõuseb kõrgele, siis tekib ühendus universumiga ja sulle antakse ülesandeid. Aastaid tagasi mina sain ka aru, et tegelikult selleks, et ma saaksin täiesti terve olla, ennast hästi tunda ja tegeleda asjadega, mis mulle meeldiks, siis ma pean oma bio välja parandama. Ja siis ma hakkasin seda parandama. Selleks on erinevad võimalused ja tegelikult saab igaüks teha. See võtab aega, see võtab küll järjepidevust, kuid samm-sammult on seda võimalik teha. Ja tegelikult mind ei viidud küll see lillegi enne kokku, kui mu bioväli oli piisavalt puhas, piisavalt kõrge sagedusega. Et ma pidin mõnes mõttes ennast nagu ette valmistama selleks, et oleks võimalik üldse lillega koostööd teha. Ja nii ta samm-sammult läks. Ja praegu me oleme siis 2 aastat teinud igapäevaselt neid asju. Meil maal jälgitakse ju universumi poolt kõike, mis siin toimub. Mind põhiliselt juhendavad plejaadlased ja peainglid. Et nähakse, mis toimub maa peal, maa sees, kõiki selliseidki energiaid, millest meie teadusel veel aimugi ei ole. Ja siis antakse teateid, nüüd on tarvis minna sinna, seal seda teha. Mul on tegelikult terve meeskond taga. On Eestist kanaldajaid, on Soomest kanaldajaid, osa asju antakse omale otse. Ja nii mind siis universumi poolt juhendatakse, kuid kaaslased on alati olemas, mitte üksi. Jaa, see on täitsa tõsi. Lillel on tõesti meeskond, sellepärast, et kui ta teeb maailma asju, siis neid ei saa üksinda teha, sest need reisid on tihti pikad ja seal on vaja kõiki asju korraldada. Sest on oluline, et Lille saaks keskenduda oma põhitööle reisida, mitte tegeleda organiseerimisega. Tuli sõnumeid 2 Eesti kanaldajalt ja 2 Soome kanaldajalt. Omavahel nad üksteist ei tunne, aga need sõnumid või teated tulevad igal pool täpselt ühesugused, et sa ei kahtleks. Midagi antakse omale teada ja midagi tuleb veel mujalt, sest ainult oma teadmise pääle pikka reisi ette ei võtta. No muidugi tuleb öelda, et tegelikult see tundus ikka täiesti uskumata endale ka alguses, sest tegelikult ei ole kogemust. Me inimestena pole sellist asja karjunud. Me ei tea üldse, et see võimalik on. Ja seetõttu läks ka nagu samm-sammult, et kõike mõista, kuidas üldse käib. Ja näiteks, kui Lillel on vaja leiliini parandada, siis ka see tundus algusest natuke nagu, lihtsalt ei saa aru, sest isegi alguses ei saa isegi leiliinist aru, kuidas nad üle maailma üldse on, miks nad on siia loodud, kuidas me inimestena saame sellest kasu ja veel vähem saab aru, kuidas seda üldse saab parandada. Nii on tulnud siis neid leiliine parandada, uusi ehitada, sest leiliinid on silmale, tavainimese silmale nähtamatud liinid, mis kulgevad ümber maakera ja nendel voolab teadvusenergia kõige jaoks,
mis üldse olemas on. Inimesed, loomad, muld, taimed, kõikide jaoks leidub seal teadvusenergiat. Ja kui liin on katkenud, siis on suunatud mitmete aastate jooksul mind parandama neid liine. Ja tihti on ka nii, et reisidel me lähme hoopis mingit muud asja tegema, aga öeldakse ka, et tuleb info, et näiteks üks leiliin on katkenud ja siis me peame seda tegema nagu, me teeme tavaliselt lähitundidel ära. Et need on tavaliselt ka kiired, siis kui see leiliin on katkenud, siis kogu energiavoog ja kõik on selle piirkonnas katkenud. Leiliini lõhub ära tugev, negatiivne, psüühiline energia, tugevad negatiivsed emotsioonid nagu sõjad, valetamised, deporteerimised, tapmised. Leiliin on elav, koosneb elavast energiast, see lihtsalt ei kannata seda välja ja kukub surnult maha. Tuleb leida üles see koht ja ära parandada. Seda on võimalik teha ainult inimese psüühilise energiaga. See tuleb lihtsalt välja kiirata, see ei ole tegemine, see on olemine. Ja tihti me võtamegi reisil olles kas kuskil kohvikus, näiteks kaardi ja teised kohvikülalised vaatavad, et me oleme geograafiahuvilised, eks ole. Et meil on kaart ees, sest seda ei ole väga näha. Lille kasutab mingid rituaale, ka mingid väga, tal on nagu see loomulikus bioväljas, kuidas ta saab neid leiliine parandada. Ja mina nagu tunnen väga suurt energia nagu voogu kõrvalt, kui ta seda teeb. Kes on väga eemal pole seda karjunud, see võib-olla ei saa üldse midagi aru, et ta parandab samal ajal leiliini. Ja siis tuleb tagasiside. Meile siis, me isegi ei tea, kes helistab, aga tihti näiteks veerand tundi peale seda, kui leiliin on ära parandatud, me oleme edasi seal kohvikus, heliseb Lillel telefon. Näiteks keegi helistab Soomest või Eestist ja ütleb, kuidas see siis läks, see parandamine. Et see nagu tagasiside on nagu igapäevane asi. Hommikul kell 6 hakkas peas tiksuma. Vatikan kiire, Vatikan kiire, Vatikan kiire. Abiline avas oma arvutis Vatikani kaardi ja mulle anti täpselt informatsioon, mis tuleb teha. Tuleb endast välja kiirata või nagu inglid ütlevad, voogata. Energia, oma energia abil Vatikani kohale tuli ehitada 3 ainsuse märk. See on 3-nurk ja sinna peale välja kiirata valgussambad ja panin need pöörlema. Edasi võtab universum need oma käsutusse või hakkab nendega edasi toimima. Minul on need vaja välja kiirata vaid. Ja põhiliselt on need pleadlased ja peainglid, kes nendega edasi toimetavad. Ja kui siis nägin, et hakkas nii see 3-nurk kui sambad Vatikani kohal pöörlema, Vatikanis oli täiesti pime, tume energia, vaimne energia, mida on võimalik näha vaid 3. silmaga. Kui need pöörlema hakkasid, siis tekkis suur rahutus selles pimeduses. Pimedus ründas valgussambaid, aga valgus alati lahustab selle pimeduse, pimeda energia. Ja nii jäi sinna ilus hele energia. Läksin Soome, Soomes on üks kanaldaja Erkki Toomala ja selle kaudu siis räägiti, mis seal tegelikult toimus, miks oli seal pimedus. Ja öeldi niiviisi, Vatikan on olnud üks sünge paik, sest kõige kõrgem andis inimeste jaoks oma seadused. Aga Vatikani koolitatud vaimulikud lihtsalt oma huvides muutsid ära kõige kõrgema seadused ja see, mis piiblisse pandi, ei ole mitte kõik tõde, see on nende muudetud seadused enda võimu saavutamiseks, oma hüvede saavutamiseks. Ja see määris ära Vatikani energia. Vatikani energia on tume olnud sellest ajast peale, kui need seadused, kõrgeima seadused ära muudeti. Ja nüüd siis minule öeldi tänusõnad, et suutsin need energiat ära muuta,
aga samas teatati, et päris heledaks ei muutu need enne, kui muudetakse tagasi see muudetud tekst selliseks, nagu kõrgeim oli selle alla andnud. Ja samuti öeldakse, et papid peavad seda tunnistama ja ütlema, miks nad seda tegid. Alles siis muutub energia tagasi heledaks, päriselt heledaks. Alguses oligi minu ülesanne rohkem reisida saata, et aidata, et ta ei peaks nagu iga päeva asjade peale mõtlema, saaks keskenduda. Kuid nüüd järjest rohkem on öeldud, et nendesse tegemistesse on vaja ka meesenergiat. Ja selles mõttes on ka tulnud nagu samm-sammult, et me teemegi sõna otsas mõttes ka neid energiasju koos nüüd. Ja mis on oluline ka see, et kuidas neid saab ka enda jaoks positiivselt kasutada. Et me oleks terved, et me tunneksime ennast hästi ja näeksime neid uusi võimalusi, sest need võimalused nüüd oluliselt laienevad selle ajastu alguses. Oluliselt. Ja seda võimalik igale ühel nüüd kogeda. Loome kuldset ajastut. Praegu on kujundamisel, paari nädala pärast läheb trükki ja siis tulebki maikuus on olemas, et iga puhta väljaga ausameelne, rahumeelne inimene suudab kaasa aidata kuldse ajastu loomisse. Ja mina loodan, et inimesed võtavad selle raamatu vastu huviga ja saavad sellest innustust kuldse ajastu loomisel.